Oota, Mägi sõida ees korra. Ei, 3 tilli. Tuleme 3 tilli reklaami teha praegu. Hardi, sa ei osale või? Ei. Ta on üksud osale. Hardil ei ole. Hardi ei tohi, ta ei ole 18. Tanel paneb ilusti kuulbett sinna peale. Aga mis see siis, kui Hardi 5 meetri pealt üle paneb nagu rünnakust, mis see laps porno siis või? See ei tohi edasi jagada lihtsalt. See ei tohi lihtsalt. Väärkohtlemine. Aga siis ega ei olegi, on ju. Teate ise täna, Sepa staadion, Tammeka, võib-olla raske minna natukene, on ju. Ei tohiks olla, aga ma tean, võib-olla natuke, kui vaadata tabeliseisu ja kõiki asju. Aga jällegi tuletame selle asja meelde, et esimene mängi natukene läks meile raskeks, et täna ei tahaks, et nii raskeks läheks. Samas viimasest mängust on meil see kaasavõte, et me fucking väga hästi manageerisime selle mängu ära. Väga hästi manageerisite Kalju vastu selle mängu ära. Nii peabki mängima tabeli viimaste vastu, on ju. Nüüd on kõige suurem küsimärk on see, sõbrad, mõtleme kaasa, kuidas seda nagu järjepidevalt teha. See on kõige raskem küsimus. Sest me teame, et teil on see potentsiaal siin olemas, et aga väga hästi teha. Küsimus on, kuidas järjepidevalt neid asju praegu teha. Ja see kuu, eelmine kuu ma ütlesin, kogu selle Elvad, Kalevid, kogu selle jama peale väga-väga hea reaktsioon on. Tulime sealt korralikult välja kogu selle surväärt ainult. Alates Nõmme Unitedis kuni viimase mänguni välja. Super. Mitte ühtegi halba sõna. Te peate ennast ka nagu kiitma, et kõik on väga tublid olnud. Nüüd tekib see raske moment, sest meil hakkab siin see tulema teine kuu järjest, on ju. Praegu on läinud seeria on hea, selle pealt on nagu hea puretada. Samas on ju kõigil kooli lõpud, kellel siin lõputööd asjad veel kaelas. On ju, tööd. Neljapäeval tuleb see Nõmme United, tuleb ka mängupäeva või selles mõttes tööpäeval. Profisats meie, kuidas ennast kokku võtta, kuidas nagu välja puhata, kuidas panna nagu valmis. Nädalavahetusel oli hea minna seda mängu mängima. Neljapäeval märksa raske. Et noh, ma tean, et see on keeruline. Kui igaks trenniks kokku ei suuda võtta või niimoodi, okei, aru saada. Tihti peale ei saagi aru, et tegelikult on teil seal jalgade peal seda seismist tööd päris palju. Aga proovime niimoodi, et nüüd selle maikuus, et ükskõik, kui teil on kooliasjad, mingid kooliasjad on üle pea, siis te ütlete mul. Annan siin-seal teile vaba päeva, kui kellelgi on vaja asju teha, on. See on aus. Aga proovime nii, et mängudeks suudame ennast kokku võtta ja häälestada. Andrile siis võib eraldi mainida, et punast kaarti ei ole mõtet võtta, on ju. Ei, rahulikult, las noored mängivad noortega. Või seal ei olnud midagi, see oli õige kollane. Või noh, kunane jah. Ütleme selle Sepa spetsiifilis kunstmuruga siis toime tulemine. Ma arvan, et siuke kõige suurem asi, sest siin see palli liigutamine ja see on tehniliselt päris suur chance mängijatele. Ja teine asi kindlasti, kuidas nagu uiskonna on suudab ennast kokku võtta selleks mängudeks, sest ütleme, elu on näidanud, et ikkagi tabelit vaadatakse ja kui keegi on allpool, ütleme, see Tammeka viimased mängud on ka all siin 0-9 ja 2-6, et siis on ka mängijatel nagu hiinlikult on raske ennast kokku võtta. Kui me seda suudame, siis me teeme hea mängu.
me kiradi. Bля, ma lendaks vabas. Yeah. Legends ain't boring, they built from the ground. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't boring, they built from the ground. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. From the tunnel to tip up, we down, they're letting it rain like I'm Kristaps and all on the floor. Ja nüüd tuleb löök ja värav! Meil tuleb viimastel minutitel palju juhtima. Värava autoriks vist Karl-Viljem Mugrav. 94. minutil. 94. minutil. Oi kui kurb Tammeka jaoks. Ja nüüd tähistavad ja Velko fännid on hullumas ja kogu Velko tiim on kokku jooksnud. Selles mõttes, et vastane kaitses hästi ja selle väljaku peal ongi nagu raske sööta ja normaalselt tekitada, siis see palli käitumine mängitel väga harjumatu. Vastane istus kaitses kompaktselt all ja meil oligi raske murda. Aga lõpuks on 3 punkti. Et ma ei saa öelda inetu mänguga, me lihtsalt lõime piisavalt võimalusi, lihtsalt jäi natuke ümmarguseks, aga lõpuks on kõik hästi, saime kätte. Nüüd ma võin mingit tantsiliigustust teha. On luba ja mees. Aga sõnu tuleb rohkem tegusid. See on vist midagi head mida öelda. Vaadake, et soojakusse siia mingit laga ei jää, see on üsna uus. Kõik see manageerimine alati ei ole see. Täna lõpus tuli selle teie enda tarkuse ja sihukese asja pealt. Et jalka ongi see, et lepime siin midagi kokku ja samas peab see enda mõtlemine ja improvisatsioon ka olema ja treenerid. Ja kuulad veel sealt ka Mägi, jah. Tuleb ise ka kaasa mõelda. Täna ikka mõtlesime lõpus selle ilusti asjadele kaasa ja korralik preemia lõppu. Et noh, nagu ma ütlesin teile poole, aga selle väljaku pealt 1-0, 3 punkti, väga lihtne. On ju, et homme pohake ja siis teisipäev, kolmapäev kergelt sätime ja neljapäev kohe uus asi peale. Ma täna nautiga rahulikult. Davai, jaksite pärava. Kes täna võitis? Velko! Kes täna võitis? Kes täna võitis? Velko! Ärge seina lööge! Laske välja! Sauna ei ole või? Täna juhtus üks ilus suur sündmus, et Velko sai endale uue ja väga hea auto kasutusse. Et Škoda pere ja aasta auto otsustas, et võiks Tartu jalgpallile veits sõla alla panna. Jalgpallid juuksed noored ja entusiastlikud. Äge. Tuunitad, ne? Tuunitad. Vaata spoiler ring on ja asjad on. Normaalne. Tipp-topp, ne? Sellega saan siin A Le Coq'i ette minna ja neljapäevakutele saab minna. Kindlasti saab minna. Kuule,
nagu ju. Titi-miti. Ega Velko poisid ei ole, papid poisid. Mõtlen, et reaalselt, kus vennad on vaeva selle asjaga. Jaanus tuleb taga. Jääd seda kleepsu ei ole. Korralik suppa ja oota, ma pean sellest ise ka pilti tegema. Pehme nagu kiisuna. Kiisid sooviksid hästi. Ütleme 4 päeva, kui saaks esimesse ritte sinna. Uus koostöö on saanud alguse siis aasta autoga ja selle raames siis Škoda on meile kasutamiseks andnud siis ühe tuttuue Škoda Kodiaqi, millega hakkab sõitma meie peatreener. Mis on sinu arvates see, mis ühendab Velkot ja Škodat? Üks asi, mis on kindlasti, ma olen siin nüüd tänasel ongis 2. või 3. korda ja üks asi, mis nagu hästi jääb silma, on see, et kui sa siia sisse astud, siis tunne on, et tegemist oleks nagu täitsa meie inimestega. Miks meie inimestega? Sellepärast, et see seltskond, kes siin autosid müüb ja aasta-aastas töötab, on lihtsalt nii veidra huumorisoone ja kiiksuga, et see klikib koheselt, kui sa siit uksest sisse astud, nii et hästi ägedad inimesed, hästi avatud, samamoodi püüdlevad siis nii-öelda siis pideva arengu suunas ja seda on tore näha ja mulle tundub, et see sümbioos, mis lühikese aja jooksul siis meie ja Haste auto vahel on tekkinud, on äge ja ma loodan, et see kasvab järjest suuremaks. Täna siia tulime, siis meid ootas ka siuke üllatus, et Velkole disainitud papitükkidega auto, et ootasid see sellist vastuvõttu siin täna? Ei oodanud, aga selles mõttes, et just selle jutu taustal, mis ma just rääkisin, et oleks võinud oodata. Tegelikult, et sa ei arva, et siin võetakse niimoodi siin vastu, et inimestel on reaalselt aega ja energiat, et panustada siis mingisugusesse entrance'isse, täpselt nii nagu meie staadionil teeme, et see ülivaimukas ja ülinaljakas ja mis oli salata, tegelikult oli hästi tehtud ka. Auto nägi äge välja, mina sõidaks ise, ma ei tea, kuidas sinuga on. Ma mõtlesin, kas Jaanus sõidaks, et kas Jaanus arvas, et äkki see ongi päriselt tema auto siuksed pehmete istmetega ja... Jaanusele sobiks ka kindlasti. Ma arvan, et Jaanus on mähenõudlik. Jaanus on sõitnud aastaid nüüd autoga, mille tagumised uksed käivad teistpidi lahti, nii et ma usun, et peale seda ma arvan, et tal ei ole väga suuri mingeid suukseid ootusi nii-öelda siis autole, et auto on tarbese, aga Jaanus sai endale väga hea masina. Loodame, et teenib hästi. Selles suhtes, et kuidas asju evente nagu tehakse, et Eestis on see tase üli tõusnud on see asi selles mõttes, kui tegelikult on nagu üldse nagu maailmaspordis ka oluline, et need koostöös sponsorsuhted, et nii-öelda kohalike ettevõtetega. Et proovime olla siis ka heas mõttes nagu Eestis mingis mõttes esirinnas nende asjad. Siis tegelikult on, mis on väga oluline, see, et need vaikselt nagu koostööpartnerid ja toetajaid juurde tuleks ja samamoodi klubina peame nendest nagu lugu pidama ja sellikest positiivset reklaami ja vastu pakkuma, et need alati need sponsorsuhted ja need peaks olema heas mõttes nagu kahepoolsed, et nemad toetavad klubi ja klubi siis alati toob ka välja oma parimad koostööpartnerid. Ma arvan, et see on nagu väga oluline pikas perspektiivis. Ja ka nendest lugu pidada, hoolida, näidata välja lugupidamist, eriti nii, et nagu üks event ja kõik, et ma arvan, et see on selline Eesti spordis nagu mega oluline. Nüüd see on kolmapäevad pole minna rahulikult. A Le Coq ees +40 äärased ootavad, võib-olla ikkagi +40 tütarlaps. Keit, täna alustame siis niimoodi, et Arts alustab väravas. Nüüd meil on natuke seal kaitses nagu lahtine, et kui Rasmus kannatab teha, siis läheb Rasmus peale. Kui ei kannata, siis alustab Sten nagu keskkaitses. Aga pane veel tähele, Ida räägib teile üle. Aga ma tahan, seal ei ole seda, et selle koha peal udutamine.
seal sa lükkad ennast sisse, lähed olukordadesse, kui sa tavaliselt ei julge, siis täna tuleb see kuradi jänestelt taskust välja lasta ja tuleb minna. Tuleb kontakti minna, tuleb võidelda, tuleb kuradi pea vahele panna ja ongi kõik. See on see koht, kus kõige ohtlikumad on. Ja sellepärast meil ongi survet vaja, et me ei laseks neid liiga lihtsalt siin enda kuradi kasti juurde saada ja palju kornerit saada. Okei, teil on natuke aega valmistuda, 17.10 lähme välja, et kõik panevad ennast vaimu. Aga need võistkond on optimaalselt valmis selles mõttes, et sa näed soojenduse pealt ära alati, kui valmis vennad on, aga kui mängivad tabeli esimene teine, et kui sa selleks mänguks ei suuda ennast kokku võtta, siis see ei saa mängida. Ei, meil on kõik selle koha pealt paigas, et poisid on mänguks valmis ja vaatame. Neil oli üks päev rohkem, Nõmmel oli üks päev rohkem puhata, ma ei tea, kui palju see seda mängu mõjutama hakkab. Eks neil on oma mänguplaan, meil on oma kindel mänguplaan, et vaatame, et kas selle mängu tulemuse otsustavad mänguplaan või ma ei tea, mingid eksimused, asjad, ei tea, vaatame. Aga endal ka treenerina põnev, et mängida siukse võistkonna vastu, kes tahab tõusta, kellel on Eesti esiliiga mõistes tippmängijad, on ju. Alustades Saka Frolliga, et põnev. penalti. Venga oli praegu ka. Ja siis, kui see on pennalt, siis ma tunnistan, et ma eksisin. Sa eksid iga hooaeg, Harju vastu eksid, annab punase, praegu annab pendlad. Me ei saagi kunagi Premium liigasse, kui sa kogu aeg tuled ja eksid midagi. Vaata, ma seisin kõrsi all ei jõudnud, see mängis suhtelt palju. Sa isegi jalg ei mänginud. Ta ei saa. Praegu kõik me ei saa enam muuta. Me oleme parimad välja. Kalliga veel kindlamini. Rahu, Ander. Kas keegi tahab vahetus? Ei, kas keegi tahab vahetus praegu? Ei ole. Nii, Ander, su kollane alles rahulikult on selle poole. Unustame selle ära praegu, ma läksin ka natuke tõmbus selle ära, las ta olla. Ärme sinna, praegu on see mõte, et me läksime natuke, mina kaasa arvata, läksin natuke, tõmbas korraks maasti maha. Siis läks natuke aeg, et see mängurütm uuesti kätte saada, saime uuesti kätte. Tegelikult te tekitate. Mäng on meie käest ka praegu. Lihtsalt nagu natuke võiks öelda, et mingites kohtades kiirustatud lahendused veel. Et oodake teisi järgi, mängime natukene, selle hoiame võib-olla sekund kauem seda palli, et natuke on veel kuum kartu. Aine, meil on ruum olemas. Jah, rahulikult. Kõik on väga hästi. Natuke liigutaks, saaks veel ühe mingi äärevahetuse ka sisse tuua rünnakul, see saaks meile teise nagu dimensiooni veel juurde. Aine, kontrite peal ohtlikult. Mina ütleks seda, et kui me teeme seda pressi, siis ma ei tea, mis nad muudavad. Siin võib koht olla, kus nad mingid kohad ära muudavad. Paava, be smart now, I'm talking about striker. But okay, but sit down and look here. Kõik toimis tegelikult väga hästi. Te olete ise jumala hästi mängita, kes reaalselt nagu fucking lust on vaadata. Et nagu samamoodi, et unustage ära see, jah, on mis on. Aga eks meil olid endal ka momendid, et tuletame seda meelde, et lööme ise ka mingid asjad ära, siis on veel ilusam see asi. Peab nüüd puhtaks ja uuesti see emotsiooni üles ja pakk me kehan. Show him what you made of. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win. I'm a 10. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's
löögikohaks. Piigi värav 68. minutil. Varba Mauk sinna võrku. Ja Viik on jalule. No jätame, mängisime nad üle. Las see Jürgen jääda, ma ei jõua seda. Hei, kudi. Fucking suur respekt ja jumala korraliku asja panite kokku. Segelt ka. Mängisime nad nagu toorelt üle. Ülivõimus, Premi sats, mis nad on, korradi kõik asjad, kes toorelt mängisid nad üle. Et noh, midagi muud. Korradi, ma tea, tehke ise endale, tehke kogu tiimid, üks suur aplaus. Et ma ei tea, super, et jah, parem nüüd paar päeva saate rahulikult puhata ja selle pealt on hea edasi tulistada sõbra. Ma ei oska muud midagi öelda, tuleb nautida natuke on. Ja üks kurvem uudis ka, või noh, kuidas nii, kus kurb või mitte kurb. Selles mõttes, et Off läheb American Dreami avastama, selles mõttes, et talle võib-olla õnnelik. Rahu, viiras! See on oskad kõik aega rikkuda. Viina raamatud Okei. Aga selles suhtes, et Offile ka. Teeme suur aplausi. Selles suuntes te saate must lahti 3 kuuks. Võin öelda, et seal võib olla igasuguseid teemanteid, musti-valgeid teemanteid, sa võid kellega... Oi, seal on vist teinud ruumis, sul üks teemant ootamas, võin tahisin. Ja küll, tekitasin ebamugav olukorda. Üks on õnneks kinni. Okei. Igal juhul. Kuule, aga jaks teed ära, uks lahti. Me ei võitnud teha. Ma ei võitnud teha, kes. Mul siuke tunne tekkis, mul emotsiooni pealt, et hoids. Mul oli praegu siuke tunne, mul oli täpselt siuke emotsioon, et kuradi nagu oligi nagu see, et me nagu võitsime selle mängu selles mõttes, et me olime nagu toored nii palju üle. Võin kuskil oma see... Tahad nüüd teise kõne teha? Teeme Tule uuesti siis. Üks. Ühesõnaga mingi sauna ja võtke väike õlu. See game on, ma olen suhteliselt hea, et mängijad saavad omavahel läbi, meil on teatud tüüpi mängijad siia võistkonda nagu vaadatud, et kelle nii-öelda siuksed iseloomud võiksid sobida, et noh, kuna siin on paljud ikkagi üliõpilased, väga intelligentsed poisid, käivad koolis, teevad asju, paljud töötavad ka noortetreenerid, see on siuksed sportlikud, viisakad, intelligentsed kutid, et seda on siuksed noh, ma ütlen, meie võistkond ei sobi siuksed nagu fa-vennad ja madala IQ-ga inimesed, et noh, midagi ei ole teha, et nad süüakse siin välja või nad ei leia oma kohta. Nii et kui me mängid valime, siis kindlasti on nagu peavad vastavad tüübid ka olema. Meil tiimis on päris hea õhkkond sellest ka, et kui ongi vähe raskem hetk, siis tulevadki välja inimesed, kes suudavad neid asju rahustada ka ja see ongi see miks me praegu suudame võib-olla nii hästi mängida, et oleme lõppude lõpuks saanud nagu ühtseks tiimiks. Et kui kunagi tulid Santose Velka vennad kokku, siis oli natuke raske, kuna eelmine aasta mängisid näiteks linnarivaali, karjusid seal mõne venna peale, saatsid kuhugi, siis kui 2 tiimi kokku pandi, siis see chemistry't ei olnud seal, et nüüd on see tekkinud lõpuks. Väga hea. Ses suhtes, et mitte keegi, eks meil ole need mingisugused väiksed telid, mis mängul võib-olla juhtavad, et keegi tegi midagi niimoodi nii nagu selle pealt, aga nagu üldiselt ei ole mitte midagi kõige. Mingi määra see nagu, mina olen isegi probleemine seda, et meil ei ole olnud siukseid konflikte oma vahel.
mingi hetk on vaja võib-olla sakutust omavahel. Et ma ütleks, et nagu liiga ühtne on võib-olla või siuke kokkuhoidev. Et see, et ma ei tea, vahepeal lapsevanem korra kuidagi konkreetsemalt noomib. Ma arvan, seda nagu õppimisprotsessi nagu vaja, et sama ka nagu võistkonna puhul kehtib see, et võistkonna siseselt võib-olla võiks seda nagu rohkem olla. Et see oleks nagu siuke edasiviiv jõud aeg-ajalt. Ma olen kohalemisega väga kaua aega läinud, et kuna ma olin ka eelnevalt juba samal ise Viimsis mängides olin ka Velkoga trenni teinud, siis enamus inimesi teadsin, treenerid teadsin ka, et kui ma nüüd lõplikult Velkoga liitusin, siis mingid otsest kohanemisega raskusi ei olnud, et läks suhteliselt kiirelt ja sain nagu, ma arvan, mängiti ka ühisele keelele päris kiiresti. Ja ühtegi kotti ma ka eraldi siis nagu tassima ei ole pidanud. Pigem ma arvan, seal alguses nagu vaadati hirmunult, et mingisugune 1,92 meeter vend tuleb, et tulid esimesse trenni, et siis juba tundsid, et nagu kõik on nagu fine. Ei olnud kuidagi siukest nagu põlastava pilguga vaatamisi või midagi siukest, et pigem nagu saadi aru, et okei, see vend ilmselt jääb siia. Muidugi uus klubi, raske on alguses nagu kõigiga suhelda, keda ei tea. Muidugi Kiivitit ja Taurit ma tundsin varasemast saadik, ehk siis Kiivitit ma tundsin Florast, Taurit ma tundsin Harjust, et ma pigem alguses olingi nagu, pigem hoidsin nagu nende poole, et sealt siis see jutt käima saada ja siis lõpuks ütleme nii, et mingi hetk peavad nad ikka mind vastu võtma. Nii et lõpuks ikkagi sai ka kõigiga suhtlema hakata normaalsemalt. Ma arvan, me võtame suhteliselt hästi need uusi mängijaid meeskonda, et mind kindlat asja ei ole, kedagi laulma ma ei pane, kuigi võiks tegelikult. Pudelit tasid tasud noored meil ikka, see on kuidagi välja kujunenud aastatega. Et küll seal on Muki juba 3-4 aastat need tassid. Nüüd on noored õnneks peale tulnud, nüüd on natuke lihtsam. Suures ma arvan, selle poole pealt me võikski nagu juurde panna, et uued mängijad saavad liiga lihtsalt sulanduda sisse siia kohe, et ma arvan, me olemegi suhteliselt siuksed sõbralikud ja paipoisid, et mingisugused traditsioonid võiks tekitada küll seal, jah. Kui sa mingi räige käki kokku keerad, siis ma ei tea, et otseselt keegi oleks selle pärast midagi öelda, kas mingit tortikooki pigem tuuakse, kui sa midagi hästi teed, et kui lööd siin, ma ei tea, lööd hättrikki või lööd värava või lööd esimese värava, siis tavaliselt tuuakse meeskonna sinna riietusruumi, tuuakse midagi pärast söömiseks. Mingid suguselt lihtsamad asjad, et kui jääb joogipudel välja või kui jääb vest või see pusa jääb mängul näiteks ja sinna pingile ja keegi toob ära, siis on nagu see, siis on nagu omavahel see, et koka. Ütleme nii, et kui ma ütleks, et punane kaart peaks olema kook ja debüütvärav ka. Või debüütvärava puhul siis peaks kook olema, et see on nagu siuke, aga ma ei ole siiamaani toonud, nii et see lõike välja. Muidu jah, muidugi ka ütleme nii, et kui keegi, ma ei tea, sisse magab, võiks olla see nagu olukord. Muidugi võib-olla, kui sa treeni maha magad, et siis võib olla. Ma ei ütle, et seda on minuga juhtunud, aga jah, see on muidugi võimalus. Kus vist ei olegi toonud kooki meelest. Ma ise olen söönud kogu aeg seal teiste kooke. Ma vist ise ei olegi toonud, jah. No esimene asi on punane kaart, et siis on vaja tuua. Tihtipeale on see Coca-Cola. Kuna meil on ka noori mängijad sees, siis midagi teist ei saa tuua. No ma just sain hooaja esimeses mängus sigadusega hakkama, kui punasega ära saad, et ehk see on kindlasti üks olukord, kui tuleb ikkagi minna satsi ette, nii et head ja paremat oled kaasa ostnud. Ei, ma ei ole käkki kokku keeranud, aga kooki ei toomata mingil põhjusel. Kui mul sünnipäev oli septembris, siis ma ikka tõin midagi. Siis ma ikka tõin koogi peale. Meil on ikka sünnipäevad asjad on suuksed, kus tuuakse tort, aga seda ma ka ei ole toonud, nii et ma ei tea, sats peab ühel hetkel arve esitama mulle. Ühe korra ma sain Santose duubli eest mängides, võtsin joone pealt käega ära.
siis sain punase ja tegelikult on naljakas, et minu Santose esindusvõistkonna viimane mäng on siis Tartu Velko vastu, mis toimus Annelinna Kunstmuru väljakul. Ja siis ma seal sain kaitseväest välja, ma olin niigi seal vihane, natuke viivitusega jõudsime staadionile ja siis ma suutsin 45. minutil Velko legendi Markus Hermandigiga sõnelema minna ja sain sealt oma punase ja sain kaitseväe poole tagasi hakata sõitma ja omadele pöialt hoida. Üks hooaeg ma sain üle mängu, sain punase vaati, siis oli natuke Apnik oli vähe tihedam külastamine poole, et oli vaja tuua 2 Coca-Cola kasti ühe asemel. Iga mängupäev ei ole nii, aga eks talle meeldib vist rohkem magada, kui mänguks valmistuda. No, ma ei tea, millega ta öösiti tegeleb. Ega ma tegelikult selles mõttes nagu mõistan, et ega ma ise olen ka siuke loomult töö küll võimalusel tegutsen öösiti ja päeval pigem tukastaks ja magaks, et talle vist on ka siuke päevagraafik siuke, et või öögraafik, et tegutseb pigem öösiti ja päeval siis on siuke pohupidi silmadega käib ringi. No nüüd ta läks seal väiksesse kuubast, läks veel tööle ka, nii et ma arvan, nüüd ta on veel rohkem esinud, küll trenni tuleb. Võib-olla jõuagi trenni nii palju. Tal on tagurpidine asjad, ta on mingi vales ajavööndis mul siuke tunne, et magab siis, kui peaks ärkel olema, on ärkel siis, kui peaks magama, et ma ei tea. Ta on siuke natukene kummaline kuju, ütleks heas mõttes, et teil on alati hea ja naljakas vaadata ka, et kui tuleb vahepeal viinerpakiga sinna mängule, et siis tõmbad natuke kukak klatsima, mis nagu toimub, et peaks ka võtma või mis pundis me oleme siin nüüd. Temaga juba algusest peale, kui ta nüüd meie juurde tuli, hakkasid mingid asjad juhtuma temaga, et kas siis oli Annelinna hallis trenn ja teda ei olnud ja siis Ida pidi talle helistama ja siis ta unise häälega ütleb, et ma magan. Juhtub ka siukseid asju, et ta arvab, et on jõuks, aga tegelikult on Annelinna hallis trenn või siis on Holmis trenn, et võib lihtsalt öelda, et ta on udu ja muud midagi. Tegelikult asi ei ole väsimuses. Asi on selles, et hea uni on olnud. Ja tegelikult enne mängu tuleb saada üks väga hea uni. Või vähemalt minu pool see töötab väga hästi. Et üks hea uni enne mängu aitab sind rahustada. Ma muidugi näen väsinud välja, tegelikult ma ei ole. Project Queer on minu jaoks väga siuke huvitav projekt, et mulle see Sten-Martin Miira väga meeldib, ta on väga lahe tüüp, et Tartusse tulnud iseseisva elu peal ja väga hea mängija, et nüüd ongi, et suutsin tast siin Tartus baarmeni teha, et tal oleks nagu nii-öelda et saaks leima peale vorsti ka osta nii-öelda ja kohaneks selle eluga paremini, nii et siuke väga põnev projekt, et reaalselt on tegemist, ma arvan, kui ta ütleme, suudab normaalselt trennidesse jõuda ja suudab nagu kõikide asjadega, mis siin Tartu elu pakub, nagu hästi toime tulla, siis reaalselt on ta võib olla nagu esiliiga parima mängija, potentsiaal on tal seal, nagu, et ta on väga hea mängija ja väga lahe, et võistkonna liige, et meil on seal teine taga kogu aeg heas mõttes natuke nalja ja ta tuleb selle naljadega kaasa ja väga lahe tüüp, et mul on väga hea meel, et me oma võistkonda saime. Jaanusel on kõikide uute mängijatega, võib-olla Jaanus ongi selle traditsiooni loonud, et ta proovib kõikides siis Flora ja Nõmme Unitedi ja Heliose taustaga mängijatest teha siis täieõiguslikud Velko mängijad. Et see tema sõnul vahepeal on raske, seal ongi, tuleb sisse hilinemisi ja kellaaegadest mitte arusaamist ja nii edasi, aga ma arvan, et tegelikult on tublid nüüd. Võib-olla see on mingisugune salajane projekt, millest väga palju rääkida ei saa. Väidetavalt üritab minust teha normaalset inimest. Tahaks isegi vaadata, kuidas selleks siis läheb ja kes siis lõpuks saab. Kui ma tundun olevat veidi kadunud, siis see on minu selline tavapärane olek. Sellest peaks ajajoone tegema, et vaatama, tegema mingid pildid, videod temast, et kas saab inimeseks või saa. Tahaks ka loota. See tuli ikka muidugi õige koha peale.
E621 vaba ja palju valku. Parimad asjad üldse. Enne mängu võib-olla ei ole just kõige soovituslikum, aga muidu on väga okei. Aga ma ei hakka siin kaamera eest neist. Ei, aga vaata! Vaatasin jube palju reie vigastusi tekkis selle peale, sest ma ütlesin Elamile, et ära täna tule, kes kaitses küll, et tõmba fookusi tagasi. Nii, oli juures. Oli asjad paika ka. Tegelikult oli aus vastus, et ma lähen koondise juurde minema, et kurat, me saame jälle nagu ära, et tahaks mingi võita, tahaks vahepeal võita ka, et tegelikult kurat nüüd võetakse küll, et Saints oli. Selle lõikad maha. Flora on alati hästi organiseeritud võistkond olnud U21 tasandil ka, et siiamaani on nendega olnud jah, siuksed väga võitluslikud ja 50-50 mängud, et eelmine aasta ka, et ütleme esimestes mängudes oli Flora natukene meist üle, aga hooaja lõpuks tasandusid või hooaja keskeks juba oli tasandunud need asjad, et eks mul on mänguliselt juurde panda, aga need on head kohad nüüd tänane mäng ka, et testida, et kus me nagu nüüd oleme nende asjadega, et eks me oleme natukene veel juurde pannud, et üks sugulane, kes meid on käinud kogu aeg mänge vaatamas iga aastaga, ütles veel eelmine aastagi, et teil oli veel eelmine aasta siin Viimsute ja Florade vastu kannatamine. Nüüd me oleme samas suutnud nendega ülemiste otsaga nagu panna selged sammud juurde, et oleme olnud nagu igatpidi mängudes sees, kas eelmine mäng Nõmme Unitediga näitas seda. Nüüd on küsimus, kuidas seda hoogu hoida ja kuidas tagada see, et see oleks stabiilne üleminek järgmisele tasemele nagu kogu võistkonnaga. Kui tahate kõrgetele kohtadele mängida, siis peaks seda duublitega ka, et see on hea testi koht, et vaatame ka, et esiliiga on piisavalt ikkagi veel piisavalt ühtlane, et kui sa lähed mingeid võistkondi mütsiga lööma või midagi, siis sa saad kohe vastu näppe, et see on väga hea, nagu mängijad teavad ka seda ja see näitab, et tase on ühtlustunud kindlasti. Ma siin teeme selles juuskuda sellist asja, Hardi ühe väravaleenaga, super. Mõniga sai vigastada, aga... See mees seal, see mees filmib seal. Okei, hei, vennad. Kompliment. Mängisime väga jälle soliidse mängu ja siiamaani on närvilised nendega olnud, aga jällegi nagu ma ütlesin, et
ma ei tahaks veel öelda, et uus kvaliteet, aga tundub, et me liigume sinna poole, on ju, et ongi niimoodi. Et suht normaalne, natuke aeglane start, aga ma saan aru, see puhkepäeva pealt tuleb ja kõik need asjad, et eks me peame selle välja mõtlema. Aga muidu väga okeid manageeritud. Nüüd ongi nii, et homme teeme muru peal kerge taastava, teisipäev jääb vabaks, kolmapäeval kerge start, ega siin ei ole, siis neljapäeval leva vastu kohe peale. On. Aga täna võite rahulikult nautida, tehke väike saun ja asjad. Siis tuleme siit välja ja jõutame edasi. On ju. Siuke mõnus see. Mis see? Sai? Aitäh mehed, enamus teid! Aitäh! Nii ütles naispornostaar meespornostaarile peale 7 tundi võttepäeva. Davai, lähme! Tuleme me kokku! Jaks teeb ära! Kes täna võitis? Velko! Kes täna võitis? Ai! Kes täna võitis? Velko! Minu isikliku rutiin on see, et ma pean pannkooke sööma. Mul kuidagi on see välja kujunenud juba äkki 2 hooaega tagasi, või isegi rohkem, et peab olema ühed head pannkoogid enne mängu. Otseselt ei ole, aga vahepeal siin kas mina Kala või mina Kala Agarma lähme siis enne mängu lähme koos Vapianosse sööma. Ma arvan, et selline üleüldine rituaal kui selline ongi, et võimalikult palju puhata, seesama päev ikkagi, et olla võimalikult värske. Tavaliselt proovin selline, ikkagi mul see lõunauni toimib väga hästi, ma proovin magada vähemalt 30 mintsa ka päeval enne mängu, et vahet ei ole, kas see on väga hiline mäng või selline lõunane mäng, et ma proovin saada sellise lõunane alati ka ikkagi sisse seal päeva esimeses pooles. Otseselt ei ole, et kui mul võimalik on, siis ma lähen tavaliselt jalutan linna ja teen kuskile mõnusa kohvi, natuke panen siukse mängupäeva tund, sest et võib-olla see on mingi siuke autoritaar, mulle meeldib linna minna, nautida üks hea kohvi kuskil ja natukene lihtsalt panna ennast sinna mängulainele rohkem lüürikuda. Võõrsil mängudel siis tavaliselt me siin 3 stiilis sööme ja tihtipeale teeme siin ka koosolekud ära, et see on siuke võib-olla kõige traditsioonilisem asi, mis me teeme. Mul peab olema alati pinginurgas noko. Ma ei saa nagu muidu, ma olen tulnud niimoodi mängul mingi muu joogiga. Ei suuda kuidagi nagu ei tõmba käima muidu. Keha on nagu harjunud vaata juba siin aastatega, et ilma ei saa nagu. Peab kindel nagu maitsega olema. Ei ole, aga see väga oleneb ka, et mulle väga meeldiks enne mängu, ma ei tea, magada 6 tundi, ma ei tulekski voodist välja, läheks mängule, et olla puhanud, aga tihti ma võib-olla tulen kuskilt noorte mängult, et mul otsest sellist rutiini ei ole. Küll aga minu jaoks on see, et kui ma lõpuks sinna staadionile jõuan, siis sellest hetkest käib see plõks ära, et nüüd on mängupäev, et ma ei teagi, kas see rutiin nagu oleks vajalik. Vanasti oli see, et Mardo tuli meile enne soojendust rääkis selle motivatsioonikõne, aga ainuke asi, mis meil vist võib-olla praegu on jäänud rutiiniks, on see, et Johannes Pedmanson laseb muusikat ainult. Päris hea küsimus. Ma ei teada, ma tahaks loota, et selles, kas nad idaga kohvil ära käisid, aga võib-olla sõltub ka selles, kas Paava hilineb ja ei kas peab Paavale järgi sõitma autoga või ei pea kuhugile. Neid segavaid faktoreid võib olla mitmeid, ma arvan. Kohtunikust. Okei, vastasest ka, aga et tundub, et Jaanuse tuju mõjutab rohkem kohtuniku tegevusplatsil ja ikka ka meie selline üldine tegevus. Mängupäeva konteksti silmas pidades tegevused läheks nagu ladusalt. Ma ei tea, me välissõitudega on ka või välismängudega, et ma ei tea, bussi ei tulnud eelmine hooaeg näiteks ja see nagu flipib ära teda. Et peab hakkama seal mingi viimasel hetkel orgunnima, tegelema mingi muu asjaga, millega muidu ei peaks tegelema. Kui tal läheb kõik plaanipäraselt, siis ta on nagu fine, aga kui mingi siuke trigger sisse sõidab, et siis nagu see võib kogu selle süsteemi natuke seal nagu umba jääda.
no ei ole otseselt, lihtsalt agar peseb ennast tavaliselt 4 tundi, kui meil on võistlusmäng või midagi, et siis pead arvestama sellega, et kui vahepeal jõuaks kell 7 koju, siis jõuab kell 10, kuni ta sealt välja kavatseb ajada, aga pigem ei ütleks, et võib-olla see on, ma ei tea, miinus ka meie puhul, et kõik on siuksed südamlikud ja pigem tagasihoidlikud. Ei jah, mingid kujud on siin, naljatatakse ikka mingid ühed samad näod nagu jäävad siin jalgu kellegile heas mõttes, et siin jutupaunik Penu näiteks ja siis Viira tuleb siin oma mingi kuskilt mingi adidressiga kohale ja et siukseid huvitavaid tegelasi on, et selles mõttes, et see issanda kirju, loomad on üsna kirju. Eks ikka, seal on inimesed välja kujunenud, kes on kes. Et Ander näiteks on hea jutuvärgiga vend, räägib palju, vahepeal liiga palju isegi. Kelle ma võin välja tuua on näiteks oma töökuse poolest on alati on Tagar, kes alati peale trenne teeb veel lisaks. Ma arvan, et sulle Mihkel Penu juba öeldud siin või? No ilmselgelt Mihkel see ei ole, aga kes on kõige suurem jutupaunik, ma ei tea. No ma paneks võib-olla Jaagupile panuse. Kui ta mängib, siis ega ta väga naljalt vait ei ole. Ütleme nii, et on kogu aeg midagi endal öelda, kobiseda. Jutupaunik, meil on nii palju neid. Omaette tegelane on jah, Sten-Martin Viira. Muidugi minu ülesanne on kõik rääkima panna lõpuks. See on nii-öelda minu üks koolides ka veel pealekauba. Ma olen seda teinud Penu puhul näiteks. Ma olen Penu lõpuks rääkima saanud. No, ma ei tea, mul meenub Ander näiteks esimesena. Nagu mulin käib, aga ongi need väiksemad vennad seal. Eks nad nagu elus ka igal pool, need väiksemad vennad seal siblivad ja mulisevad ja selles mõttes väljaku peal on ka keskvälja vennad, peavadki nagu olema tegusad, et selles mõttes kandub see ka nagu sinna, ütleme, locker-ruumi üle. Tean siuksed, ma ei tea, võtaks üldiselt kokku väiksemad vennad seal, kes on meil on. Kõige suurem hiline või? No praegu tuli meelde, tuli Hardi Ernits. Jällegi noor mängija peaks alati igale kohal olema, aga vahepeal jääb hiljaks ka. No eelmine aasta olin mina selles mõttes, aga seal olid ju objektiivsed põhjused ka, mis ma nagu jäin hiljaks, et muud töötegemised olid. Aga Jaanus oli teadlik, see näitaski tema nagu inimlikkust, et ta oleks võinud nagu jalaga pisse lüüa mulle ja öelda, et olen siukest enda jälle vaja. Siukseid suuremaid hiline, mis siin Paavo puhul on nüüd, et seal nagu on siukest peabusega tundnud natukene. Mina muidugi jõuan väga täpselt enam-vähem. Nii et ma olengi täpne inimene selles mõttes, et kui on vaja kohal olla mingi kell, siis ma olen väga täpsel ajal kohal. Võib ka olla nii-öelda Reesar. Talle meeldib ka tavaliselt tulla hästi hilja kohale. Et ongi siis kas mina, Reesar või siis Sokolov. Ja Sokolov põhimõtte pärast tuleb koos minuga. Hilineja, no üks mees istub seal kaadri taga praegu. Ma ei tea, kas ma hakkan nime ütlema, see on meie äärekaitse Sossi, kes Hilineja. Tavaliselt jõuab niimoodi, et täpselt. Mina olen üpris täpne, vaielgu vastu, kes tahab, aga mina on päris täpne vend. Ja ega meil ei olegi rohkem. Tavaliselt ma vaatan paremale vasakule, kõik on kohal. Sossi on, no. Panin tankis ära, no ilmselt süütsid, et ma olen kõige suurem jutupaunik, no. 1-1 on nüüd, ma võtan järgmise küsimuse ajal, panen ka sul ära veel. Veider komme. Saarevet joob mingi 2-3 Red Bulli tavaliselt ära enne mängu. Tal on vähemalt 2 tükki on seal laua peal, kas siis mingi Noka või Red Bull, et midagi sellist. Et see on suke vits imelik, et ta ütleb, et ta ei saa ennast ennem käima. See on aru saada. Viimane mäng ei saanud küll, aga ma arvan, et mul endal on selline nii-öelda, kas just nagu veider harjumus, aga see, et viimasel ajal on hakanud hästi palju jalgpalli ja jalamusi endale kokku ostma ja ei ole ikka veel sellist ideaalselt sobivat leidnud midagi. Nüüd peaks need eelnevad peaks nagu müüki panema ja siis saaks jälle uued osta. Võib-olla noortes on veider, aga mingi aeg Saubelt, teiste Saubelt kandis kaitsmetrennis. Mis on nagu, võib-olla on hea, et nagu kannad kaitsmetrennis, aga nagu
endale tundub veider, sest noh, seda ma ei mäletagi äkki 10-aastaselt sai äkki tehtud niimoodi. Hannes on ju vana tantsuvend. No kuna mul on passis on see number on seal 1-9, siis ma ei jaga seda värki väga, nii et võtame järgmise küsimuse. Seda mina ei tea. Mina ei ole seal kuskil midagi rääkinud, näinud, ma ei tea, mis sellega toimub. TikTokis läks vairaliks, aga noh. Ta on ju endine see võistlustaitse ka, et ma olen kõige parema puusa liiklusega mees meie satsist. Et tal on see nii-öelda, see asi on paigas ja ma arvan, et väravaid peabki tähistama, et lõpuks sa mängid ju seda mängu rahvale ja kui see väravaid ei tähista, siis jätab sellise nii-öelda ükskõikse mulje ka rahva suhtes, et ikkagi ma arvan, et Johannes on oma sellise niši leidnud. Ma ei tea, panin pildi alles siis kokku, kui ta hakkas seal mingid veidraid liigutusi pärast väravlöömist tegema. Et aga no, ma ei tea, noh, selles mõttes peab olema nagu huvisid, hobisid muid ka, et ei ole ainult jalgpall, et selles mõttes tore, kui puusad liiguvad, et teeb kadedaks küll, noh. Eks ta ole ju ise väga palju tantsutrenni teinud ja ta oli ju siin võistlustantsi ja värk ja et eks ta ole selline huvitav kuju heas mõttes. See on päris hämastav, et ta oli enne võistlustants ja siis selle pealt tulla jalgpalli. No, pole kunagi mingit sükest asja kuulnud. Ma mõtleks, et johi tantsimine on väga huvitav ja selline väga keskkonnasõbralik. Ta on keskkonnale kuidagi hästi positiivne ja hästi hea. Ta annab kõigile head nii-öelda sükest enesetunnet ja vibe'i. Joh on juba üritanud mind õpetada, aga ütleme nii, et see ei ole just kõige paremini õnnestunud mul veel. Ja ma üritan kindlasti temaga punti saada. Samas ma ei tea, kas ma olen võimeline neid näitama ka kaamera ees. Aga seda tuleb näha ja vaadata, et lõpuks, kui ikkagi tantsuliigutused on selged ja Johi poolt olen saanud nii-öelda kinnituse, et jah, sa saad hakkama, siis võib-olla seda isegi näeb kaamera ees. Ma imestan, et see kaamera on nii kiiresti ennast sinna poole pööranud. Et tavaliselt ma ikkagi lõpetan ennem ära, kuni see kaamera sinna poole pöörab ennast. Kõige stiilsem võita. Ma arvan, Ketro on vana praegu oma Eminemi soenguga, mis tegelikult juba hakkab välja kasvama, nii et peaks uuesti selle valgiks värvima. No ma ei saa teha kõige stiilsemaks öelda, aga Viira käib alati natuke huvitamatama rietaga. Peab vist ütlema, et Viira. No see on Viira ilmselt on pealinnast. Kohe kindlasti see ei ole mina. Ega meil siin Tartus on siuke lihtne stiil natuke. Viiral on igasugused nubluprillid ja laiad püksid ja valged tossud ja... Viira on nüüd tulnud, on siuke ilueidi natuke. Ta on üks siuke karvane, valge pusa või kampsun, mis ta oli. Ja siis siuksed, noh, ta on siuke värviline. Aga see ongi tore ja see loob vürtsi ja siis kohe, kui tema tuleb, siis kõigil tuleb siuke naeratus näole, et see vend jälle tuli. Et ma ei tea, kas see on stiilis või mitte. Jah, tal on taas need laiad püksid ja siuksed valged asjad. Mul on väga sellised huvitavad riietused selles mõttes, et aga ma kohe kindlasti ütleks, et ma ei ole kõige stiilsam. Võib-olla Salu tuleb iga kord enda uue kilejopega kohale, et saab öelda, et Salu. Aga stiili poole pealt, ma arvan äkki mingid nooremad, mingi Mägi, Muki, kes seal on, kellel on naised ka, kes oskavad ilusti neid riidesse ka panna, et noh, Anderi, see Tommy Hilfigeri stiil, see on juba 5 aastat tagasi oli moes alles. Pikka juttu ei tee, praktikast ei räägi. Tegelikult
mõtlesin lihtsalt, et kuna ma kõiki teid igapäevaselt nii palju ei näe või igapäevaselt teiega rääkida ei saa, et kõik küll praegu ühes kohas olete. Siukene väikene appreciation speech võib-olla. Meil on 3. hooaega mängitud ja ma arvan, et me oleme praegu väga heas kohas. Hooaeg, mis võib-olla ei olnud kõige paremini, et Elva mäng meil ilmselgelt ebaõnnestus, aga peale seda respons, nagu mis saitselt tulnud on väga hea olnud. Ja kui me laiemalt pilti vaatame, ja ma loodan, et te saate sellest aru, et see ei jää märkamata ka inimestel, et seesama, et teid käib igapäevaselt või iga nädalaselt meie kodumängudel vaatamas üle 400 inimese. See ei ole ainult see, et klubi kontor teeks jube head turundustööd, vaid see suures osas nagu sõltub teist ja tuleneb teist, et inimesed on hakanud teist rääkima. Mingites koolides on tekkinud mingi Velko jalgpalli hullus, et inimesed nõuavad endale mängijakaarte, et mida saab allkirjastada ja nii edasi. Ja see on kõik teie nagu teema ja teie pingutuse tulemus. Aga see, et te olete satsina suutnud oma egot tahaplaanile jätta, toimetate ühise eesmärgi päraselt, see paistab igatepidi välja ja seda, ma arvan, nii klubi inimestel kui ka publikul on üliäge vaadata. Ma tean, kui palju te siia aega panustate, kas kooli kõrvalt, noorte trennide kõrvalt, oma igapäevaste tegevuste kõrvalt, ja ma tean, et see ei ole lihtne nagu, et see nõuab ohverdusi ja neid ohverdusi teete te nagu igapäevaselt. Ja võib-olla ma tahakski nagu väljendada omalt poolt või klubi poolt ka seda tänumikkust just teie suhtes, et te olete suutnud siiamaani oma asju nagu väga hästi manageerida ja tulemus on nagu selles mõttes meie ees, et me oleme mängus nagu ja siit nagu võttes on hea edasi minna. Et aitäh teile kõigile. Te kõik olete siin satsis väga olulised muidugi ja te kõik annate sellele satsile mingeid unikaalseid asju juurde. Aga ma olen üsna kindel, et kui me suudame seda sama fookust edasi hoida ja samamoodi edasi panna, et siis juhtuvad head asjad. Ja minu poolt nagu suur kummaldus teile, aitäh ja paneme samamoodi edasi. või? 49,5. Ma ei saa võtta. Muru on. Viire ei räägi midagi, Viire paneb ennast valmis ja hakkab kuradi normaalselt ette valmistama, et olla valmis see mäng koju tooma. See mai lõpp on igatpidi väike siuke pahandus, sest enamusel meie vendadel on mingid ülikooli eksamid ja kooli lõpud ja asjad kaelas, et häälestada juba siin 8 päevases on 3 mängu on nagu väga-väga keeruline. Plus nüüd topiti 2 kunstmuru vahele veel murumäng ka, et siis me pidime väga ettevaatlikud olema, kuidas me üldse periodiseerime selle, et tegelikult me saame reaalselt esmaspäeval taastava trenni teha seal ja eilse ettevalmistava trenni, et loodame, et siin midagi väga hullu ei ole, et me harjusid ära natukene sellega, aga ideaalne oleks saada kogu, kuidas me varem oleme enamus teinud, on see, et saada kogu nädal nagu muru peal kätte. Pidime kahjuks tegema, mis on Tamme staadioni muru kasutada, et pidime tegema Põllu tänava muru peal, mis väga siuke väljak on väga ohtlik, on hüpekatele sellele, et ütleme, et me ei saanudki seal väga selliste täiskiirestega asjadega teha, et tuleb loota, et me kohanesime ja ega siin midagi ei ole, et järgmiseks mänguks ka, et peale muru pealt tulekut tuleb täis puhkus anda mängijatele, et ei tekiks mingeid terviseprobleeme, et see on nagu treeneritele siukene ala, et selle kunstmuru vahetumine kogu aeg, et see on natukene mängijate tervisele ka võib ohtlik olla, et me peame seal nagu periodiseerimise mõttes väga nagu targad olema. Ma ei pannud küll olla kui Heleni ei olnud, siis ma ei jäänud pannud küll nagu tallena. Seda ei taha isegi puutuda seal.
ma ei ole raske midagi ette heita, sest ma ütlen, me saame 2 murutrenni teha halval muruväljakul, no. Ja siis me peame siia tulema, Levadia väga hästi võitles, noh, ongi raske mängida. Et seal midagi muud ei ole. Meil võttis selle väljakuga kohanemine oma aja, aga suutsime mängu lõpuks ilusti kohaneda. Võib-olla oleks pidanud lihtsalt kui mõtlema mängu peale, et oleks pidanud võib-olla sirgjoonelist jalgpalli rohkem mängima. See on võib-olla see väljak ja see olukord, see võistkond võib-olla nõudis rohkem sirgjoonelist mängimist. Kiirad oli 4. Alla igal poole. 4. pallane, jah? Jah, järgmine hüppa ära. Teeme. Ma ei tea. Jutustame sees, võta maha mingi veel. Ma oleksin kohtuniku maha võtnud. Ma nagu ei ole nagu selles suhtes, ma ütlen 50-50, et see väljakuga kohanemine võttis oma osa ära, et võib-olla minu viga treenerina, et oleks pidanud kohe natuke sirgjoonelisemaks minema. Et võib-olla oleks rohkem kätte saanud. Aga noh, lõpp ja kõik ja hooaeg on nii pikk, et siit tulime välja, et saime punkti kätte, et ma arvan, et see oli oluline meile. Järgmisteks mängudeks annab sättida jälle, vaatame murumängud, kui palju meil aega valmistuda on ja siis andis meile ka mõtteainet, et kuidas võib-olla mängida natuke muru peal teistmoodi. Lõppkokkuvõttes ma ütlen, et noh, täna võitis Viimsi, võitis selle Nõmme ka ära, nii et kõik tabel on lõpuks 3 punkti sees on 3 satsi, nii et põhimõtteliselt on nullis, noh. Et selles suhtes pole põnev hooaeg.